Nii, tere hommikust, kallid sõbrad. Nimelt hommikusöök on juba söödud. Ise ka üleval oldud juba peaaegu et tund aega. Aga jah, nii et ma olen nüüd valmis juba vaikselt. Shanti läks korraks poodi, ostab mõned toiduained. Et siis ta jääb siia Neitiiriga koju. Et siin on natuke mugavam tal olla kui seal Stylehouse'is. Ja siis kui Neitiiri vahest nutab, et siis kardame, et segame seal natuke tööd niimoodi. Aga muidu Shanti on kodus, siis Neitiiriga mängib ja tegeleb ja vaatab siin natuke mingid showsid ja lihtsalt on siis kodus täna. Ja mina siis lähen Stylehouse'i ja vaatan siis, mis täna toimub. Täna peaks tulema mõned kliendid, üks hulgiklient ja siis vaatame. Tavaliselt kui ma kohale lähen, siis kindlasti kohe seal leidub asju, mis on vaja teha. Ning nimelt homme peaks siis valmis saama kevad-suvise särgi kollektsiooni esiknäidised, mida ma siis lähen reedel pildistama ja need on e-poes üleval järgmise nädala jooksul. Nii et olge valmsad. Need on järgmine nädal e-poes üleval. Tere hommikust, Neitiiri! Jah? Siin mäletab sulle täpselt samamoodi vastu. Ja, mis sa itsitad? Kuule, mis sa itsitad seal? Mis sa kõlistad? Mis sa itsitad? Siin ta siis istub ja siis tähtsam jalatöö on siin nagu kiigaga. Ja Shanti ongi tagasi vahest ja mina juba hakkan kohe minema. See väike Neitiiri piiksub seal juba. Aga okei siis. Okei, siis hakkame siis sõitma. Arvatavasti see kaamera kukkusid kohe alla, sest siin ei ole midagi sellist, millega ta seisaks päris ilusti. Ja oleks otse võib-olla isegi. Aga siit õe juurest on siis päris lähedal Stylehouse'i, et siit on isegi 5 minutit sõita. Oleme siin keskturu juures. Opsi. Muusikaga ka kohe. Nii, hakkame siis minema koju. Nii, nüüd siis olemegi Stylehouse'is ja mõningad kiired asjad on nüüd tehtud, paar asja on veel teha, aga nimelt täna ma tahtsin teile tutvustada meie autöötajat Shirleyt, kes on siis esimesest päevast meiega koos olnud ja tööl olnud nii-öelda esimesest päevast. Ja ta on siis näinud nii sükest tormilist vett ja siis ka mõnusat seilamist, nii et ta on väga palju näinud ja väga lojaalne ja süke ustav töötaja meil. Nii et ma täna siis tutvustan teda. Aga mis ma siin räägin, lähme vaatamegi kohe. Nii, nimelt see ongi see Shirley, kes on meie autöötaja. Ta on siis meiega koos olnud esimesest päevast saadik ja lojaalne, väga elegantne daam. Nii, mis on sinu kommentaarid? Kuidas sulle meeldib Kauris? Mis sa nüüd häbened? Okei, lasid kellegi helistada telefonile, et ei peaks vastama. Ei saa. Okei, aga nii siis Shirley, on sul midagi öelda meie Kaurist? Mitte midagi ei ole. Mitte midagi. Aga okei, Shirley on meil natuke häbelik, nii et ära seda. Aga kui teie tulete siia meie Kauri Stylehouse'i külla, siis tema võtab teid vastu kodusoojalt ja on väga sõbralik. Ta lihtsalt natuke kaamera ees, natukene häbelik. Aga kui kaamera ei käi, siis Shirley on väga süke, väga ekstravagantne ja eputrilla meil siin. Võt, et just temaga siis kohtutegi ja tema on siis meil töötanud 20 aastat. Nii et see on siis see, just inimsuhted on see, mis meie Kauri brändis kõige tähtsam on. 3,5 tundi veel. Paar klienti on pannud aega kinni, ehk siis tulevad siia valima. Ja ma rõhutan jälle, et ma olen siin kuni kella 6-ni iga päev, aga
muidu Eestis 11. aprillini, nii et kes see soovib kas või valmis ülikonna valimisel abi või siis pulmakomplektil või kõik need meie mõõduteenused ja rätsepa ülikonnad ja et ma olen selleks olemas ja võite helistada ja spetsiaalselt küsida, et teate, ma soovin Kauriga koos seda valida ja siis ma olen teie jaoks siin alati olemas. Istume maha, kui soovite, kui janu on, siis pakume vett, teed või kohvi, väikesed suupisted, väiksed küpsised, võib-olla paar magusat kommi, et saada see mõnus suhkrulaks nii-öelda ja siis räägime natuke elust ja olust ja siis panemegi paika teie soovil teile siis mõeldud selle komplekti või siis võtame teie mõõdud ja valime kanga või siis proovime kingi jalga ja valime, mis detailidega kinga te soovite, nii et kindlasti võtke meiega ühendust, helistage, ärge karke, olge julged. Me oleme väga sõbralikud me oleme teie sõbrad, nii et tulge meile alati külla siia Stylehouse'i. Ja Raji tuli ka kohale. No räägi, kus sa käisid täna? Mis sa tegid? Miks sa nii hilja tulid? Maias mukas proovipäeval ja nüüd lähen restorani. Kuidas see proovipäeval käisid? Päeval algab ju. Sa tegid seal martsipanne või? Proovitunnid. Proovitunnid, okei. Meeldis või? Okei, jah. Sul on nii palju valikuid, kui tööle minna, on ju? No mul on veel siin tulevad, jah. No, kõik tahavad. Kõik tahavad siin. Küsi pappi siis. Oh my god, kas need tööandjad näevad seda? Kes see? Nagu seda videot. Ma ei tea, võib-olla näevad. Mul juba jamad mingi meedia pärast. Ja. Nii kuulus. Sa oled nii kuulus, Raji. Kuulus, 10 korda. Sa oled kuri kuulus. Ning nimelt ma siis tahtsin tänada veel super kangelasfotograafi Ardo Kaljuveet, kes siis ka pildistas meie pulmas, et andis inspiratsiooni natukene vlogimise koha pealt, et tihti on niimoodi, et kui sa alustad nende videodega, siis sa päris täpselt ei tea, mis nagu meeldib ja mis läheb ja mis sulle endale isegi meeldib rohkem teha. Ja siis ongi niimoodi, et väga hea on tagasiside, et mis reaalselt kõige ägedam on. Ja siis Ardo ütleski, et tead, just selles emakeeles vlog, kus te näitate, kus on siuke mõnus perekondlik sõbrasoe õhkkond, siis et see ongi kõige ägedam. Et jah, ma olen proovinud nii inglise keeles teha vloge, eesti keeles teha vloge, infovideosid eesti keeles ja siis niimoodi ka hüppan nendest üksteisele ja siis, et natukene niimoodi, mitte see, nii-öelda vahelduva eduga kõike proovinud ja teinud, aga nüüd ma arvan, et just see emakeeles vlog ongi see kõige ägedam. Pluss siis ma arvatavasti tahaks ka teha eesti keeles infovideosid meie Eesti infostiili videosid, stiili või siis mõttemaailma siuksed videosid ka siis eesti keeles. Nimelt siis meestele, kes siis otsivad nõu stiili ja siukse hoiaku ja siukse mindseti koha pealt, et kindlasti hakkame ka neid tegema, kui me Hispaaniasse jõume. Ja muidugi ka meie ustavatele Kauri Stylehouse klientidele, et mõned stiilinõuanded või siis siuksed ägedad nipid ja trikid. Aga suur aitäh sulle, Ardo, inspireerimise eest ja nagu sa näed, siis nüüd mul juba asi käib palju paremini. Või mis sa arvad? Anja? Okei, nii, kell saab juba 4:30, aga ma arvan, et ma lähen täna siis natuke varem tagasi, et dirižanti ootavad. Aga muidu päris hea päev oli selles mõttes, et üks rätsepa ülikond läks ja mingi 6-7 mõõdusärki ja selles mõttes väga hästi. Et hakkame siis kodu poole liikuma. Siputab. Väike pordike.
muidu mulle õudselt meeldib sinna Tallinna linnas autoga sõita. Eile ka viisin Radia, see oma õe koju ja siis see oli väga mõnus võtta, seal tulid just ühed kliendid, ma võib-olla pean isegi tagasi minema. Nii, et ning eerlased käisid ja tahtis tumesinist tuxedot, rätsepõlikond ja õudselt vinge, sest et kui me Inglismaal elasime, siis ma sain päris mitme siukse aafriklasega tuttavaks, et siis meil oli päris palju juttu ja nalja praegu. Ütlesid, et kutsuvad mind afrobeat peole, kui on mingi, et see oli siuke päris vinge. Diana tuli ka poodi. Mul on juba võetud, aga Diana veel võtab. Ootan tere. Lähme koos koju. Nii olemegi siis kodus. Juba hakkasime toitu tegema siin Sofi oma iPadiga. Bella pani ennast plaastreid täis. Ja siis muidugi. Ei ole rohkem plaastreid täis. Ei ole või? Okei. Ja siis on väike tupsu siin. Ja suur tupsu on. Suur tupsu. Ja siis mina ja Diana teeme süüa. Diana teeb salatit ja mina teen juurvilju kikerhernestega. Ja me vaatame, minu köök on parim. Ja see on nii äge saade. Ei, minu köök on parim. Ei, see on meie köök. Jaa, aga nende köök on hea. Ja Tiisu. Mis sa siis sööd? Brokolit praetud rohelise sipamakola ja soja sees. Ja siis kartulit. Sooja siis Sofi mängib siis Neitiiriga lutimängu. See on see lutimäng, ma tean küll. Tšau! Oeh, söögid on nüüd söödud lõplikult, on ju. Vaikust. Mis vaikust? Vaikust, jah? Minul ei ole söödud. Sul ei ole söödud? No soo, siis niimoodi, siis magataksegi või? No sina magad umbes samamoodi. Ei ole. On küll, sest sa arvad, et sa magad kõhuli. Tegelikult sa magad selili, siis on nagu... On või? Jah. Mul on alati tundunud, et ma magan kõhuli. Sa pöörad ennast kõhuli, et magama jääda. Ja siis, kui ma magama jään, siis ma magan selili täpselt niimoodi või? No siis sa magad igatpidi. Vahepeal kõhuli, vahepeal külili, vahepeal selili. Aga- Üldjuhul külili. Ah, soo, mitte niimoodi, jah? Nee, aga kui sa selili magad, siis on jah. Suht sama nägu on, jah? Kes on nii issis ja meil? Mida me nüüd siis varsti vaatama hakkame? Hakkame vaatama prooviabielu, on, jah? See on maailma naljakam saada. Tegin kaamerasse. Oi, tere! Oota, ma panen selle. Tead, mis probleem on? Probleem on see, et sellel väiksel kaameral, mis on mu nii-öelda nagu siuke vlogi ja siuke... Kui ma olen jooksus kaamera ja siis ma suurega tegelikult filmin ka natuke vlogisid, aga kui ma olen staatilisem või nagu kindlas paigas. Aga sellel on klapp ja tead kui tüütu on see, et sa nagu see klapp on, sa pöörad enda poole, et panna see kaamera nagu paika, et saaks ikkagi pildis. Ja siis sa hakkad mitte vaatama siia, vaid sa vaatad sinna ja seda on näha. Ja siis nii tüütu, ma pean selle kogu aeg lükkama ära, et siis ma kindlasti vaatan nagu siia otse kaamerasse. Aga mida ma siis nüüd rääkima pidin? Ja, juhuslikult meil siis tegelikult telekat Hispaanias ei ole, me rohkem vaatame YouTube'ist ja nagu internetist mingisuguseid süksid show'si, et selles mõttes, et aga nüüd nagu siin õe juures on telekas ja see on nagu siuke Neid juba süüa. Võiks süüa või? Jah. Ah soo. Vahelduseks on nagu see siuke televisioon päris äge, et ja me vaatame neid Eesti saateid ja hästi vinge on. Nimelt, aga siis Diana kasvatab seal, on väike talle, ma zoomin sisse, tal on seal väike kasvuhoone, kus ta siis kasvatab basiilikut, peeti, murulauku, igast siukest asja ja siis meil on väike botaanik on ka siin, Bella. Tema siis kastab ja hoolitseb nende eest, on nii või? Jah. Noh. Tahan seda. Tahad seda või? Sa kukutad maha selle, sa ühe korra juba võtsid. Aga ma tahan seda. Aga sa tahad ikka või? Ai. Ma tahan seda. Ah, see on niimoodi kohe või? Palun anna.
okei. Aga ma panen kinni selle kõigepealt. Nii, nimelt siis ma olen jälle viimasena üleval. Kõik juba jälle magavad. Mina siis olen üleval. Vaatan kuuma pirukat telekast. Aga jah. Et Neitiirin ka veel siin minu juures. Ta magab muidugi, aga peame Neitiiriga veel siin chillime siis. Aga tänaseks siis kõik, et ma arvan, et näeme juba järgmine kord. Olge tublid ja head ööd.